Päris õige väide ei ole, et Murdu gümnaasiumil jõulupidu ei ole olnud. Ma olen käinud. Ma olen käinud ka, kui ma mitu aastat ei ole. Ärge palun nagu väike asju, mida ei ole olnud. Mis sellesse lahenduste otsimisse puutub, siis mina isiklikult olen selle asjaga kokku puutunud alates 2000. aastast, kui ma üldse valla juurde nii-öelda sattusin. Sellest ajast saadik kogu aeg on see teema. Et sina siin ja selle praegu selle peale tuled, see on sinu oma isiklik asi. Väga suur hulk inimesi on üle 10 aasta selle peale mõelnud. Neid lahendusi ei ole, see ongi meie praegu probleem. Aga nüüd vabandavad õpetajad ja väga head õpetajad teistest koolidest. Kas sa tahad öelda, et Turbas on probleem selles kehvades õpetajates? Kas sina oled see, kes ütleb, et probleem on Turba kehvades õpetajates? Ei ole. Paide pliidi ja tahvliga ei saa tänapäeval õpetada. Tead, aga üks asi on, kui küsid laste käest, siis lapsed ütlevad igava. Ja kui ma kuulen, et mis üritused lastel on tehtud, Missi koolis on üritused, käisin Keila keskkoolis, meil olid iga nädalas kindlad üritused, kõik koolilapsed pidid sellest osa võtma. Me klassi kollektiiv kasvas ühtseks, me ei tahtnud isegi pärast keskkooli viimast päevu istusime ja mõtlesime, kui kurb, et me peame lahku minema. Täpselt samamoodi lõpetasin ma Missi kooli ja me oleme siiamaani koos, meil oli tekkinud ühtne klassi kollektiiv ja peaaegu pooled tulid ka Turba keskkooli, sest me olime nii ühtne klassi kollektiiv, tähendab, aga küsin praegu noorte käest. Mis te teete? Kas te teete koos midagi? Kas te käite kuskil vändamas koos või teetimas koos või kooli vahepool? Kas te lähete teatrisse koos või? Ainuke laululapsed olid sellises koos. Aitäh, aga anname teistele ka sõna, muidu läheb väga käest ära. Palun vabandust, enne sõnavõtt natuke tuliseks. Tegelikult ma palun ka, et valla volikogu ja valitsuse rahvas ei arvaks nii, et siin need emotsioonid on suunatud nüüd otse teie vastu. Ma ei usu. Minu küll ei ole. Ma arvan, et ka nendel, kes oma allkirjad sellele pikale kirjale andsid või pikale suure numekirjaga kirjale andsid, ka need ei ole, need ei mõtle niimoodi. Aga paratamatult see olukord teeb murelikuks ja ausalt siis ka närviliseks. Katsuge siis mõelda selle kandidaat, et mida teha. Üks võimalus oli siin, ma lugesin lehest, et teha ikkagi, et jätta ikkagi vallale gümnaasium ja panna viia see üle, mis minu meelest see oleks suhteliselt mõistlik lahendus, sellepärast, et vallal peaks olema igal gümnaasium, oma gümnaasium. See, mida praegu räägitakse ministeeriumi poolt, kuulge, ärge võtta seda tõeliselt, et koolis peab olema, klassis peab olema 30 last. Ei ole nii. Tõeliselt hea ja inimliku õpikeskkonna saab just nimelt väikestes klassides. Ma ei ütle, et seda peab olema 6, see on tõesti vähe. Seal puudub juba konkurents ja edasi püüdmine. Aga kui seal on näiteks 12 last, nagu oli minu endus, või 15 last, mis on veel parem, siis on see täiesti piisav ja täiesti hea. Ja muuseas, kui te lehti lugesite, loomulikult kõik olete lugenud. Minu meelest need Jaak Alliku põhjendused ja argumendid on väga kaalukad ja arvukad. Meil on üldse natukene see häda Eesti rahvale laiemalt, et me oleme liiga vähe olnud selles olukorras, kus me oleme saanud oma asju ise arutada ja oma asju ise otsustada ja nüüd korraga võtame nagu peata kanad iga väiksemegi tarkuse järel jooksma, mis tuleb kusagil väljast pool. Praegu enam ei ole moes nende tarkuste järel jookstamist, mis ida poolt tulevad, sest et me teame, mis olukord seal on, aga kõik see, mis tuleb Euroopa Liidust või veel kaugemalt, kuulge, võtke ikkagi kaine olukorra mõistusega, need asjad ei ole nii. Me võime maailmas ringi käia, aga tõesti Eesti on väärt koht elamiseks ja iga Eesti maanurk on ka kõige parem koht elamiseks. Missi vald on hästi hea koht elamiseks. Muidu ma siin ei ole. Töökäin Tallinnaga siin elama. Ja vabandust selleks, et jällegi natukene emotsionaalselt. Aga nüüd
üks asi on see, eks ole, et jah, viime siis selle gümnaasiumi missi üle. Kahtlemata sellel oleks siis kaalumad ära positiivsed ja negatiivsed küljed. Mis siis on tugev koolijuht, Anneli, tubli oled. Mis siis on tugevad traditsioonid, mis siiamaani ilmselt kestavad, ma küll viimasel ajal ei ole mis käinud, aga ma usun seda, mis räägitakse ja nii edasi. Aga küsime nüüd teise kandiga. Kas selle struktuuri, siiski gümnaasiumi struktuuri ülesehitamine nüüd uues kohas, kas see on kerges? Kas ei ole, nüüd kui kaalu, kumb on lihtsam? Kas väga tugevalt pingutada ja head kokku panna, nukutada, vaeva näha, ajada taga Eesti parimaid õpetajaid, teha programmi, kui seda kõike püüda siin teha. Ma usun, et me suudame selle nii-öelda juukseid pidi enda maast sealt sügavalt kori seest üles tõstmine siiski ette võtta. Raha on kõige raskem küsimus. Vabandust, veel ma näen, sa kuulad seda juttu ja okkad ja ütled, et mis asja sa sellised. Ma tean, see on kõik sellistel juttu. Ma saan väga hästi sinust aru ja kõik need numbrid, mis seal tahvlitel olid, võtavad ohtu. Midagi pole teha. Aga kas siis midagi tõesti teha ei anna, et pidada mõni aasta vastu, et mitte panna praegu nüüd seda suurt vastuvõttu. Ja küll paneme 9 aastat, jätame selle ühe lennu võtmata ja kogume jõudu, kogume mõtteid. Aga minu meelest see praegu teha lõplik otsus pärast täna ei pööra seda tagasi selles asjas. Ma arvan. Ühe lause tohiks ja Einerile juurde, ma väga vabandan. Ühe lause selles samas komisjonis tegelikult, kus mina praegu olin. Tegelikult ka ma seal tegin selle sama ettepaneku, et oleks meil tõepoolest missi all gümnaasium. Olgu tal 2 koolimaja ja minu meelest on ka olemas tegelikult gümnaasiumi direktor on meil olemas. Selles mõttes, et mina ka siin julgen küll julgelt välja ütelda, et kui ma praegu mitte teist inimest ma ei solva, tõepoolest Annelis ma näen seda perspektiivi, et ta oleks võimeline selle üles võtma. Ja ma seda mõtlen täiesti oma täies siiruses ja soovis, et missi valda heaks gümnaasium. Aitäh, eesti keel ei ole tõesti tugevat veel poolt, see üks lause on väga mikkus. Lähme, Einari jutule, kui tuli jutuks Jaak Välikon ikka, siis seal on kuba sees, eks ole. Aga mis ma tahtsin, millele ma tahaks seal tähelepanu juhtida, et kogu oma selle mõttearenduses jõuab ka tema sellegi, et liialdatud on need reformi numbrid. 252 õpilast gümnaasiumis, linnades mingi 580. Harjumaal selle plaani järgi ei jääks mitte ühtegi gümnaasium, kõik oleks ainult Tallinnas, ühtegi gümnaasium ei jääks. Ja selle vastu võitleb ka Harju omavalitsuste liit. See kaart oli seda Anneli näitas, et mis gümnaasium peaks jääma. Aga kogu oma argumentatsiooni Jaak Välik jõuab järeldusele, et okei. Aga ütleme siis ausalt, et kui on üldse probleem, siis alla 60-lised gümnaasium ja jätame teised arvud. Aga ka tema ei väida, et alla 60 võiks olla gümnaasium. Ja järgmine, mis ta ütleb. Ilus lause, mis tahes muudatuste prioriteediks peaks olema paikkonna elujõu ja vaimse potentsiaali säilitamine. Täitsa nõus. Olgu või mõneks ajaks 30 õpilasega gümnaasium. Kus on meie perspektiiv, et meil üle 20 õpilase gümnaasiumist tuleks? See on see luba, millest me räägime. Me võime otsida õpetajaid kõiki. Õpilasi ei tule. See on see probleem. Lähme jah, meil on üsna
gümnaasiumis. Ainult üks laps on see jäänud ja olen ka hoolekogu liige. Et siin räägiti nüüd, et umbes 400 inimesest, kes andsid oma allkirjad, nende arvamus midagi ei loe. Mina numbreid ei tea peast, aga palju meil on täisealisi inimesi vallas, et kui suur protsent see on, et kas nende arvamus, kes teisiti arvavad, ei lähe korda kellele. Need on täpselt samamoodi valijad. Ja mina selle järgi ma vaatan, et neid on väga rohkem, kes mõistavad seda gümnaasiumi ei saa säilitada nagu iga hinna ees. Siis seesama laste küsimus, et isegi sellisel juhul, kui me nüüd tõesti viime sinna gümnaasiumisele missi ja leiame mingisuguse tugeva juhi, kel on visioonid ja kes oskab öelda, et nüüd me hakkame seda õpetama. Isegi sellisel juhul kõik meie vallalapsed ei tule sinna kooli, sest praegune süsteem on selline, et lapsed valivad oma huvide järgi, oma võimekuste järgi ja see on ka üks põhjus, miks nad on ära läinud siin. Mitte ei ole süüdi vallajuhid, kes halvustavad või missi kool, kes halvustab. Lapsed peavadki valima selle järgi, millised on nende anded ja võimed ja nende huvid, et nad saaksid õppida edasi seda ala, mis neile huvi pakub. See on nüüd üks põhiasi, millest peaks aru saama, et kõik vallalapsed ei tule mitte mingil juhul sellesse kooli, olgu see nii tugev kui tahes. Nii, ja sellega me peaksime meelitama teised kellega siia, aga tõepoolest praegusel hetkel midagi ma neid meelitama. Siis kahjustas Kristiina ära, aga mul oli talle mitmed erinevad vastuseid, et nagu alati on väga palju sõltub meie enda valikutest. Tema ütles, et tema viib lapse ise kooli autoga. Miks ta seda teeb, siis miks ta ei või bussiga minna näiteks? Kus on Elamaal? Elamaal, kus tulla inimene? No aga Turbas läheb. Aga millega ma tulen Turbasse? Minul ei ole. Ei, no aga tal on auto, ta viib auto. Tal on, aga kui laps elab ühiselamus, see eeldab suurt kotitäit sööki. Oota, ma räägin ka. Sellepärast ei lähegi bussiga. On inimesed, on sellised inimesed, kes elavad Tallinnas näiteks, eks ole, nad viivad lapsed ise, toovad nad tagasi. Kindlasti selliseid on. On neid inimesi, kes leiavad näiteks Tallinnas või kusagil mujal omale mõne sugulase või tuttava, kes võtab nende lapse enda juurde elama. Jällegi säästame selle üüriraha näiteks, eks ole. Samas on olemas väga palju, mitte väga palju, aga ma võin teile 5 või 6 kooli öelda, kus on õpilaskodu ja mõned koolid on isegi sellised, kus on õpilaskodu tasuta, kus on viiakse tasuta kohale, nii et see väide, et kui inimene ei ole rikas, siis tema lapsel puudub võimalus haridust saada, see on vale, täielikult vale vastus. On teised võimalused ka, mitte ainult kohaliku kooli säilitamine. Nii, läksin ka emotsionaalselt. Ei ole hullu, ära lõpetada. Neid vastuseid on ja oli siin väide ka sellest, et lehetust ei lähe. Minu laps läheb esmaspäeva hommikul lehetust bussiga pärast kella 6 ja jõuab kohe Tallinnasse. Nii et käib küll buss. Aitäh, Otsa. Seal oli üks tütar. Lähme sinna poole. Minul on tegelikult hoopis selline küsimus, nagu siin arutelus selgus, et kooli juhtkond on süüdi Turba gümnaasiumi allakäigus. Turba gümnaasium kuulub kohalikule omavalitsusele. Kohalikule omavalitsusele laekub enamus valla hallatavatest sissetulekutest tulumaksust. Seda sellest, et kui meil nüüd rahvas ära läheb, siis me tegelikult oleme varsti pankrotis, mitte gümnaasium, vaid vald. Ja gümnaasiumi allakäigus on mul küsimus, kas koolijuht on üksi süüdi, et koolal käis? Aga seda küsimust küsiti enne ja sellele anti vastus, et see küsimus ei ole praegusele volikogule, sellele saaks vastata ka hoopis keegi teine. See ei olegi konkreetselt. Nimeliselt kellegi, aga volikogud on vastas. Volikogud, kas on süüdi? Kui üks kool on hea juhitav, teisel on kehv juht, kes on süüdi siis, et kool alla? Koostöö puudus kooli ja valitsusel on. Kas volikogu tahab vastata? Eks inimesed
need lapsed on nii ise valinud. aga juhti ei vali lapsed. Juhti ei vali lapsed. Aga kooli väga toimib juba aastaid, eks ole. Nüüd on äkki kõik Nad sa praegu kommenteerid seda asja. tehti ka uuring, mis avaldati ka nüüd raadios, et ainult 1/3 kutsekooli lapsi saab oma erialale tööle. Et kui seda teada, et võib-olla keskkooli peab rohkem. Aitäh. Läheme edasi. Mina olen Gustav Loonekivi, Turba keskkooli 3. lennu ülistaja. Ja nii palju, kui ma koolielu kõrvalt olen jälginud, sellest ajast, kui Nissi uus koolimaja sai valmis, hakkas liikuma jutt, et keskkool tuleks üle viia Nissi. Ja sealt samast hakkas ka see Turba gümnaasiumi kinni panema. Ja minu siis kaduks Turbas päris palju tööjõulisi inimesi ära. Ja minu arvamus on see, et täna me istume siin ja räägime gümnaasiumi sulgemisest. Aga 5-6 aasta pärast on siin rahvas uuesti koos ja siis juba räägitakse Turba põhikooli kinnipanekust, sest lihtsalt tööjõuline elanikkond see läheb siit minema. Jäävad ainult pensionärid ja eluriigikud, kes vallale midagi sisse. Aitäh, väga selge seisukoht oli, jah. Minul oleks küsimus just nimelt rahast. Mina paluksin ära Kessel-Peedo öelda eelarvelised numbrid, mis kuluvad või milline rahasumma kulutatakse gümnaasiumi osa ülalpidamiseks. Mul on siin üks selline üks selline üleskirjutus, see on Harjumaa Omavalitsuste Liidu 23. jaanuari 2012. aasta istungist, kus on arutatud just nimelt nendest gümnaasiumitest. Ja siin on ära toodud Turba gümnaasiumi osa keskmise inimarvuga 39, kus läheb summa aastas vallale maksma 70 843 eurot. Ma küsin nüüd täna ja praegu siin, kui suur on see rahasumma, mis kulub eelarvesse täna ülal pidada seda 39 last ja kus ja kas on olemas see raha, et see 70 000 eurot välja maksta. Jah, kas said see küsimusest aru? Peedo käest ma küsin. Sest Peedo on teinud need arvestused ja tõi meile siin välja, et 9 000 kulub sinna ja 9 000 kulub tänna. Said see küsimust aru, ei saanud aru? Ikka hästi ei saanud aru küll. Tähendab, kui suur eelarve on praegu gümnaasiumi osa ülalpidamiseks vaja? Ja kas 70 000 on sellest suurem või väiksem? Mis hakkab olema, kui me lapsed lähevad siit kõik, need 39 keskmist last lähevad siit kõik ära? Palju kulub, siin oli toodud keskmiseks arvuks 39, kui sa selle protokolli sealt lahti võtad Harju Omavalitsuste Liidu 23. jaanuari istungi, siis äkki seletad meile selle lahti. Seal oli arvestatud kõik, et 3 tundi sõidab päevas ja nii edasi. Jah, seda Holli protokolli, seda ma küll ei ole peas võimeline kommenteerima. Mis asja seal arvates? 70 000? See oli 70 843 eurot. Siia on arvestatud ühe inimese kohta 3 tundi sõitu ja on päevaraha 405 eurot. Ma seda summat või seda arvu tahaksingi, et te lahkaksite lahti. Ma lihtsalt kuna vaatasin, mul on Holli esimehe üks esindus, aga selles ei olnud praegu neid summasid. See oli praegu
ei, see on selles samas, kus oli võetud need gümnaasiumite kaart, et meie võrgu. Tänases selles? Täna oli siin jah, see kaart oli eesvalt selles samas istungis on see. Ühistranspordikeskus. See on jah, ühistranspordikeskus, Kokseri ja... Et kui panna ühistranspordi liini käima. Jah, just täpselt. Seal oli. Siis, et kui palju ühistranspordikeskus hakkaks korraldama neid liini. See ei ole see tabel. Siis tulevad sealt nii suured summad, mis arvestab seda bussi liinikilomeetrit, mis tähendab, et see buss käib iga päev siin meie vallas, ütleme, ta ei käi ilmselt külades, eks ole, viib lapsed kuskile kooli, see on ühistranspordikeskuse nägemus ühistranspordi korraldamisest, valla rahastamisest ei ole sellest sõnast juttu. Meie rekendame praegu ainult variandiga, et me suudame ise toetada oma laste transpordist. Ühistranspordikeskus võtab niimoodi, paneb suure bussi käima, läheb Nissi vallast igal hommikul 5 last, tuleb 5 last, aga vaat suure bussi kilomeetrid maksavad aastas nii palju. See on see rekendus. Seda raha ei nõua keegi valla käest, seda. Kust see tuleb? Kust see raha tuleb? Ühistranspordikeskus, need liinid, mis praegu sõidavad lehetusse, hommikul lehetus läheb, õhtul tagasi lõuna ajal käib ka üks buss. Neid peab üleval riik, see on riigi dotatsioonid. Piletitulu Nissi valda jõudvate Harjumaa liinide puhul on 5%. 95% maksab kinni riik. Ja antud käib jutt just sellest, et kui see gümnaasiumi reform ja võrk läheb nii suures mahus käima, nagu on praegu see plaanitud, haridusministeeriumi plaanitud, et siis tuleb korraldada transport ja meie kandi transport maksaks nii palju. Need on sellised arvud, aga need ei puuduta kogu see haridusvõrgu reform tervikuna ei puuduta otseselt praegu meie probleem. Meie probleem on hetkel praegu 27 õpilast. Kas see oli teine küsimus veel? Jah, mul on üks teine küsimus veel. Selles samas tähendab oli ära toodud härra Kütise nagu graafiline leht sellest, kui palju meil on olnud lapsi aastast 2005 ja läheb edasi see kuni 2025 vist oli. Ja seal on ära toodud siis keskelt niimoodi, et hetkel oleme selle laste arvu suhtes nagu madalseisus. Hiljem hakkab see arv kasvama ja see kasvab ka Nissi vallas, mitte või Harju maakonnas. Ma uurisin seda graafaat üsna põhjalikult. Tartu linnas oli ta kõige suurem, seal kasvab laste arv hüppeliselt väga suureks, tänu sellele ilmselt, et need linna lähikoolid suletakse, aga nii on ta ka siin Keila ja mujal valdades, et nende arvelt nagu hakkab see rahvastik, või tähendab, kuidagi hakkab see rahvaarv tõusma. Seda näitab ju ka Turbo lasteaed, et kui me sulgesime lasteaiad, siis vahepeal oli ju tegelikult titede buum. Ja see kasvatas laste arvu nii suureks, et täna ja praegu me ei suuda ju lapsi lasteaiakohtadega varustada. Et see ju kandub edasi üle ju ka kooli ja kas ei oleks siis mõttekam ikkagi säilitada see gümnaasium selles mõttes, et lähikoolid pannakse kinni. Äkki me olemegi just selle prääniku küljest kinni, et kui sulgeb Lihula ja Taegla ja Läänemaa. Ja kui siit me oleme siin keskpunktis, äkki siis on võimalik meil meelitada ka siia mõned inimesed juurde. Just nimelt sellega, et tulge nüüd Turba gümnaasiumisse ja ma usun, et siia on tulejaid, sest kui Haapsalu paneb oma 2 gümnaasiumi pillid kokku ja ühe ainsa jätab, et siis äkki ikkagi on potentsiaali. Aitäh. Kas keegi tahab seda rahvaat kommenteerida? Ma vastan üldus on. Ei tahab. Meie rahvastikuprognoosid, mis on nüüd just arengukava tegemisel koostatud, ei näita küll mingisugust rahvaarvu tõusu ja ka see nimelt haridus kui teenus
tasapisi tõusu ette nähtavalt tulevad mingid tõusud ette nähtavad. Mis puudutab sellesse, et kas Turba gümnaasium võiks võistelda, sel juhul, kui Haapsalus seal kinni pannud, ma ei oska sellele vastata, see on nüüd usu küsimus, et politsei teeb siit oma teada. Aitäh! Jah, proua, palun, teie kord. Ma ei pea teid kaua kinni, aga ma tahaks natukene ajalugu teile meenutada tänaste päeva tarkade juttude peale. See maja siin ja see gümnaasiumi nime, et ta on nüüd gümnaasium, ka selle eest on võideldud omal ajal, kui hakati kooli Turbasse ehitama. Ja seda ma järeldan sellest, see oli kuskil 70. aastatel, kui ma olin rajooninõukogu saadik, tuli omaaegne turbatööstuse direktori naine, siis oli ka muidugi direktor ja tema naine, nad olid parteilased ja parteil oli suur jõud. Ja hakati kooli ehitama, see oleks võinud väga vabalt ka põhikool olla. Aga et ta kannab nüüd gümnaasiumi nime, see naine tuli minu juurde ja ütles niimoodi. Meie saime keskkooli, aga mis teie teinud olete? Vaat see lause kummitab mind surmatunnini, meie saime keskkooli. Tähendab selle keskkooli osa eest selleaegsed inimesed Turbas võitlesid, et siia saab keskkool, aga mitte põhikool. Nii, ja teen ettepaneku, olgu küll, et see on väike, paremini reguleerida tänavavalgustust. Kool hakkab 8:30, lasteaiad 8:30. Miks aiapargi, tööstuse ja nimetul tänaval põleb kella 9-ni jaanuarikuuses tänavavalgustus. Lumi maas, päev läheb iga päevaga pikemaks. Pool tundi rohkem. See on ka raha, mis makstakse. Ja no muid asju ka palju. No, et vald leiab, et ikka kogukonda siia arendada, aga minul jääb isiklikult mulje, et Turbas mitte ei arendata, vaid taandarendatakse. Pandi tänavatel margid ette, siis see sõid keelatud ja väljasõid siis ammugi ühest otsast sisse, teisest välja, kogu lugu. Tuleme gümnaasiumi juurde tagasi. Ja muidugi põhjuseks see, et Turba gümnaasiumi osas on vähe lapsi ja mina võin ütelda oma kogemusest seda, et 2000. aastast saadik on Turba kool olnud tuulte tõmbuses, kuna lapsed ei ole kindlad, kas jääb gümnaasium või ei jää, igaüks otsib omal paremat, sest kuskil 2000. aastatel ütles vallaametnik lausa niimoodi, et 4 aasta pärast kaob Turba kool ära. Esimesse klassi oli ühtegi last minemas. Tohoo pele lahti. Aasta hiljem läks 26 last esimesse klassi. Vaat nii, niimoodi oli siis sel ajal arutatud, et midagi juhtub. Aitäh! Ja tänast? Miina võtta, jah? Täna sama ei ole. Tegelikult on need ettepanekud tänavavalgustuse juures ja kõik need puudutavad Turba gümnaasiumi, aga nendes ettepanekutes, mis meie pikas rivis esitasime, öeldi ka, et ei saa pidada Turba gümnaasiumit ainuüksikuliselt eesmärgiks. Ja mina ei ole seda kunagi pidanud, et kindlasti gümnaasium on vaja säilitada gümnaasiumi säilitamise pärast.
Ja nüüd seda lehte lugedes siis uue arengukava kirjutamise juures on Joel Jaa välja toonud, et juba praegu arvatakse või koostatakse seda arengukava niimoodi, et Turba gümnaasiumi ei ole, gümnaasiumi osa ei ole. Ma tahaks teada, et mis paneb valla arvama, et kui meie arengukava praegused tugevused, ehk siis keskhariduse võimalus meie vallas ära kaotada, et siis vald on tugevam või jätkusuutlikum. Veel kord ma kordan seda, et me ei ole võrdsed Rae või Jõelähte vallaga, kus meil on võimalus kiirelt minna ja käia koolis ja tulla sealt kiirelt tagasi. Et vabandage väga, aga selliseid jutumärkides hulle on väga vähe, kes kell 6 hommikul oma lapse saadavad kooli ja õhtul kell 6 alles tagasi. Et see on 12 tundi ja see on väga koormav. Et meie kõrval on Rapla maakond, meie kõrval on Lääne maakond ja need ettepanekud on siit läbi käinud. Et ma tahaks tegelikult sellele vastust, et mis paneb selle valla niimoodi arvama. Ma vaatan, et Priit Laanegi ei ole üldse vastata saanud, et äkki sa oskad öelda midagi. Jah, kes on selle kodanikud ja vald? Mina olen Priit Laanegi näolt ma sõna saanud, et ikka kohisev küsimus, et miks me saame olla tugevaks. Ilmselt selle tugevat põhikooli näol ikkagi, mida Joel ilmselt arvas. Ma küll ei ole temaga see hariduse ja ei ole jättes, kes Mark oli siis Mark oli teine. ma ei oska ta selle kohta kommenteerida selles suhtes. Ühesõnaga lehtikeeles kirjutati, et me uue arengukava juures juba enam ei arvesta Turba gümnaasiumi osaga. Et mis on siis selle valla tugevuseks edaspidi? Et põhihariduse omandamine, igas naabervallas saab seda põhiharidust omandada, mis on see valla tugevus või see, mis neid siia siis neid inimesi meelitab. Pigem on just tugev põhikool, sest praegu põhikooli haridus tegelikult selles osas ka alandab kohasti. Ja lasteajad täpselt samuti algharidus kohasti. Et meil 100 mõttes tugev saada. Aitäh. Aga Peedo, küsiks sinu käest veel seda, et sa mainisid siin ettepanekutena oli välja toodud seda autokooli teemat, et kui see autokooli see autojuhi lubade koolitus meelitab meie oma valla lapsi ja veel naabervalla lapsi siia gümnaasiumisse tulema, siis miks ei ole see seondub gümnaasiumiosa säilimisega? Minu meelest on see täiesti selle teema kaasa võtnud. No see ei ole mingi uudis, seda on ju tehtud. Aga siis juurde küll ei tulnud. Ja see ei ole ju päästnud mitte midagi. Palju siin neid võõreid käijaid on? Ma tahaks kommenteerida, et seda on jätkuvalt, vabandust, et autokooli teooriaõpet on aastaid Turba gümnaasiumis võimaldatud õpilastele sõita, on viimasel aastal organiseeritud siis Haapsalu autokooliga, et seda öelda, et seda ei ole tehtud, samamoodi nagu oli teie ettepanek, et taasavada täiskasvanute õppe, seda toimib, seda ei ole keegi kinni pannud. Et ka varasematele ettepanekutele, mõtetele ja kommentaaridele tahaks ma öelda seda, et räägime asjadest, milles on meil ikkagi faktide põhinev, sest et lihtsalt kuskil keegi on öelnud, ma olen kuulnud, väga haiget teeb kuulata tagareas praegu, et meil ei ole jõulupidusid olnud, meil on halvad õpetajad ja üleüldse ühed keskmised arvud Eesti Vabariigis on toredad asjad, meil isiklikult ei ole ühtegi last, sõbrannal on 2 last, tähendab keskmiselt on meil siis mõlemal 1 laps, et see on päris hea näitaja. Aitäh! Aitäh! Et siin on süüdistatud ühtepidi kooli juhtkonda ja tegematust ühtepidi ja teistpidi, siis meil nende küsimuste arutelude juures tuli üks väga hea näide, Helve, seda oli see, et kui täna me oletame, et eelmine kooli juhtkond sai käkiga hakkama ja tegi vead ja me oleme täna seisus, kus on tagajärg, et me paneme selle tagajärjel kooli kinni, et see tuleks umbes sama näide, kui Helves ärgavad teeks töö juures vea ja Harju Maakohus pannakse kinni. Need ei ole võrreldavad ja need ei ole, ja niimoodi ei saa käituda, et me paneme lihtsalt kinni ja kaotame asjad ära. Ja härra Jõks ja president Ilves on öelnud, et asju ei saa mõõta ainult rahas ja raha ei saa olla ainult midagi. Ei saa pidevalt kokku hoida, tuleb leida raha juurde.
ja mõelda, kust oleks võimalik raha juurde saada, et see kokkuhoid on koonerdamine ja lõpuks oleme tõepoolest pankrotis. Ma arvan, et täna minu poolt rohkem ei tule. Aitäh, anname teistele ka sõna, kes vahepeal sõna ei ole saanud või nüüd on Samuel Liisud jätkanud. Natuke paha on kuulda siin, et üks süüdistab ühte, teine teist tegelikult ütleme, et täna kogunenud ja valitsev seltskond ei ole üldse selles hädas süüdi. See on nagu väike kriisiplaan, millega tegeleme. Läbi aastate võrreda. Mina olen kuskilt, et alates 98 aastast on kuski kool kaotanud 100 õpilast. Haridussüsteemi alus on õpilased. Mitte kool, õpetajad, olgu nad nii haritud kui tahes õpilased. Isegi Lukas ei saa sellest aru. Aga et praegu üks seltskond nagu tahaks teist nagu kuuma vette pista, see ei ole ka ilus. Keegi on süüdi selles asjas, mis see toimub. Ja see paratavaks. Võtan nüüd, kui aastaid tagasi 98 aastast hakkas kukkuma tootesektor, ma räägin tootessektorist, siis võisime ette näha, et ka valitsev sektor tulevikus kannab. Vaene raudtee ei elanud 100 aastaseks. Jäi üks aasta puudu. Palju kaotas 98 aasta kriisiga vald töökohti. Ma arvan, et väga palju. Järgmine rasaks tuli 2005 aasta. Need on valitsuse jätkuslik poliitika, me peaks sinna vastu kohtuda. Et see ei ole meie viga, et me oleme siia jõudnud. Ja need inimesed, kes siin edasi tahavad elada, ei peaks omavahel nagu tüli üles võtma. Ja see asi praegu ei lähe kuskilt otsast kaekas. Ja see gümnaasiumi likvideerimine, see on kriisiplaan. See ei ole ära. See ei ole meie tehtud häda, üks süüdistab ühte teine teist. Ma ei tea, mis tulevikus saab, aga ja kes tegi arengukavast, kes tegi 2000 aastal arengukava ja pani kirja, et 100 õpilast läheb kummaski koolist minema. Te keegi ei osanud seda ette enam. Ja täna on seis selline, nagu ta on. Tähendab, et tüli üles sõna. Allkirja naljaklaasis, et kui need allkirja ainult 400 tükki, saab teha, et 50 paarikest ja need sinema kes ka teisiti mõtlevad ja lõppkokkuvõttes on niimoodi, kes püsime ja on ikkagi natukene julgemad ja minu mõte selle juures on, kui te sellesse otsusesse lähete, et mõnile väga suure hoolega järele, sest see on kvalitatiivselt väga suur samm alla. Kohtavad suur samm alla ja reaalselt on see pöördumatu. Ja ma kujutan ette, et mobiliseerida nii palju veel siis aasta üle elada, sest terves vabariigis tegelikult see asi kõrbeb, möll käib ja üldjoondes kõikides nendes raskudes Nissi vald on olnud kogu aeg õige pisut üle selle vabariigi keskmise. Kõikide nende suurte hädade juures, need suured hädad on siis altpoolt või tagantpoolt. On alati ennem põlema hakanud ja valitsus on siis asunud nagu järele andma ja asju päästma ja see päästmise hetk on nii-öelda Nissi valla rahalises seisus tavaliselt alati kohale jõudnud, siis ei ole tulnud niimoodi päris kriisi minna. Ja seetõttu mõte on tänaseni, et vaadake veel korra läbi, mis teha annab, sest põllupidajatega samamoodi.
raske. Noh, sulane asus jooma, viin loomad lihakombinaati, see oli üks otsus, eks ole. Ja teine on see, et edasi, igu on alati olnud ja ega need tulemata ka edaspidi ei jää. Kuid see on niivõrd suure kaaluga asi, et kinni ei ole vaadata. Ja siis võttis sellega, et on siis üks või teine keerukas aasta ja mis siin annab siis teha, mitte teha, sest hoonest on kõik olemas, kütmine kogu, baas kulub ja jookseb kogu aeg. Nii et see tegevuskulu on suht väike osa kogu selles kombainis. Selleks tahan teile soovida jõudu ja jaksu ja meelejulgust ja otsusekindlust, sest nagu siin juba välja öeldud, et põhimõtteliselt maksumaksjate arv hakkab väga kiirelt kahanema, kui selle gümnaasiumi on nüüd kõri läbi lõigata. Ja rääkida siis kõikidest nendest lugupeetud innovatsioonidest ja mis on. Tahan soovida teile meelekindlust ja minu soovitus on, et võtte see stsenaarium, et üks raske aasta veel üle jääb. Aitäh! Mina küsiks seda, et me peame neid koolitama erivajadustega lapsi ka algklassidest. Aga ka nende hulgas on ka, kes tahavad ka edasi õppida gümnaasiumi osas. Kui me põhikoolini peame koolitama ise oma erivajadustega lapsi, aga mis saab nendega peale 9. klassi? Ma ei tea, kõigi nende erivajadustega inimese osa olukorras kõik on. Kui ka mõned on võimelised, mis üle tutsu koolitama, kui nii erivajadustega laps on ka see laps, kes on andekas, kes vajab lisaõpet. Ma räägin seda, et te peate võtma, kes on kuigi erikoolides või tea. Iga valgama oma nende koolitsemisest. Ma ei usu, et see praegu see seadus on, kes on andekas, et te peate neid. Me peame sellega tegelema, me peame nendele panustama. Et näiteks eriandekas vajaks ka lisakonsultatsiooni. Eelmine aasta üks väga andekas õpilane, kes põhikooli lõpuklassis oli Tartu Ülikooli teaduskoolis ja õpetaja seda juhendas. See toimus kõik ühiskondlikus korras. Aga hea oleks olnud panna selleks lisatunni. Üks näide. Eriandekas on ka see, erivajadustega on ka see, kellel on näiteks tähelepanu häire, kes ei suuda 14 õpilasega klassis õppida ja me põhiainete tunniks paneme ta näiteks eraldi üks ühele õpetaja, üks näide sellest, üks võimalustest. See ei tähenda seda, et on kindlasti mingi puudega või mingi väga raske variant. See tähendab seda, et meil on vaja meile konsultatsiooni tundjad, et meie valla lapsed puudega, nendel teil ei ole puudus oma valla seda. Tegelikult, kui on võimalus, siis peaks olema. Selle lapse vanemal on õigus nõuda seda õpetust meie koolis. Ma sain aru, et vallal on kohustus, kes on puudega, et on kohustus. Tegelikult on kohustus. Pidi olema nüüd kohustus. Jah. Aga ainult kuni põhikoolini, et gümnaasium siis enam ei olnud ei kohustus. See, kui ta meie valdab tagasi, siis ta peab ikka otsima mujale, siis minema. Gümnaasium on valik. Ei, valik kümmegi. Aga teda puudega. Ega puudega lapse ees me peame hoolitsema nii või naa, aga põhiharidus on ühtluskool ja selle peame tagama ja see on kohustus. See on. Aitäh. Anne, palun. Mina tahan hoopis öelda seda. Mul on päris hea meel, et ma ei ole turvakooli õpetaja. Mul on päris hea meel, et ma ei pea oma last peale koolivaheaja sinna saatma. Sellepärast, kui nii halvustatakse meie kooli õpetajaid. Aga ma ütlen teie toetuseks seda, et ka minu töös on neid hetki olnud. Aga mul on toetajaid, kes käivad ja on. Ja ma arvan, õpetajad, ka teil on neid. Et olge tugevad. Kõik, aitäh. Ei ole keegi siin alustanud õpetajaid. Ma tahaks teha.
mina ütlesin, et õpetajate ees on mul sügav kummardus ja palun nüüd ütle konkreetselt, kes alustas, sest räägime siin ikka ka konkreetselt. Konkreetselt ongi öeldud, et meil on väga nõrgad õpetajad. Kes ütles siin, palun ole kena ja ütle. Maile pandud välja ju, et väga viletsad keskmised aga praegu ju toodi välja, mis on tulemused. No Sirjegi praegu ütles ka, et on meil väga kehv kool ja kõik on selge, mina tean seda ja aga see ei tähenda, et kõik õpetajad on halvad, Regina. Selle ma vastuse. Ma ka ütlesin tegelikult. Ja siin ma täiesti ühtin Einariga, kui Einar alustas emotsionaalselt, sest tegelikult ma ju tahan oma lapsele saada natuke paremat haridust. Eesti keel ja matemaatika on 2 põhiainet, millega minnakse. Aga ma ei rääkinud sellest aastast merike. Ja aga ütlesin, kas sa kuulasid 2008, 2009 ja 2010. Ma ei maininud 2011. Nüüd ei lähe me korvpalliklassi juurde, vaid me lõpetame ühe teema. Teeme niimoodi, et me ei kahupi, aga me argumenteerime. Ja just mina tahaksin juures argumenteerimise juures on oluline see, et me ei võta ainult keskmist eksami hinnas, vaid oluline on ka vaadata seda, mis tasemel need õpilased terve gümnaasiumis aines õppisid, aga keskmised ei näita meile kahjuks seda. Et kui on ikkagi lennuti olnud nõrgad klassid, siis me ei saagi seal keskmist saada suurt. Ja paratamatult me tuleme ju siia algusesse tagasi, et kui meie juurest on ära läinud need tublid lapsed, kes õpivad kuskil Tallinna või siis me ei saagi seda kõrgemaks. Võin 2009 aastat kommenteerida, minu enda klass. Ma tean seda. Ja seal oli tugevaid, aga me jõuame jälle ühe keskmise juurde. Me jõuame jälle ühe keskmise juurde. Sellel ei ole mõtet. Aga mina haakusin härra Einar Kraudi jutule sellepärast just sisse, et minu aeg oli ka väga tugev. Ja minu eesti keele õpetaja oli Ingrid Pärenklaud ja minu kirjand on, kui mina seda kirjutan praegu, on tõepoolest mitu korda parem kui minu lapse, näiteks Liina, kes sai oma. Ehk et ma tahan rõhuda sellele, et õpetajad ei ole halvad, vaid mõnikord tuleb vaadata ka õpetajale enda sisse. Kindlasti, aga tegelikult... Seda tahtsin öelda. Siin kõlas ka teiste kommentaarides seda, et ei tehta seda, teist ja kolmandat seal koolis, seal asutab neid asju tehakse. Aga lapsed ütlevad ise, et... Ja teeme siis küsitluse, vaatame, kui palju 200 õpilasest vastab, et ma arvan, et meil ei ole neid fakte praegu võtta. Üks laps ütles, teine laps arvas, et ärme selliseid fakte üles viska inimeste hulgas, kes seda tööd iga päev teevad. Ma kommenteeriks ja see on nii valuline teema, rääkida antav hariduse kvaliteedis tundub olevat meil siin võimatu. Sest ükskõik, mis seoses sa seda nimetad, õpetajad just nagu oleks süüdi. See on niisugune vältimatu reaktsioon, see on ju mõttetu jutt. Ma räägin, õpetaja ei saa õpetada ainult kriidi ja tahte. Õpetaja võib olla väga hea. Ja Turbas on neid näiteid, kus on tulnud väga häid tulemusi igas eluvaldkonnas. Ja see on õpilaste ja õpetajate teene. Aga tihtipeale tundub, et see on kooli materiaalsete võimaluste kiusteni. Materiaalsetest võimalustest me räägime praegu, mitte õpetajatest. Kuidas saab õpetada normaalset füüsikut? Mitte ühtegi katset teha ei saa. Aga siis tuleb osta sisse see variant. Millest me räägime? Sellest me kogu aeg räägime. Aga siis tuleb ju seda teha, seda oleks ammu pidanud tegema. Kui nüüd keegi tahab meil kellegi hästi või halvasti öelda, siis tõesti käis üles näidanud sõna. Aga lähme siis üks lause või rahvuse. Siin juba peale 2. No hea küll. Tähendab, mina tahan küll ütelda, et tegelikult au ja kiitus Turba kooli õpetajatele. Ma toon väga kiire näite. 2 last läksid korraks Keilasse. Mõlemad olid siin väga head õpilased 9-sse. Üks nendest tuli tagasi peale 1 kuud. Tema ema pole rääkis seda. Nii, kuna ta ei suutnud hommikul koolitus üles tõusta ja õhtul hilja tagasi jõuda, tuli see tagasi. Ta lõpetas Turba gümnaasiumi. Ta läks edasi, keskkool oli siis, ta läks edasi ülikooli. Ta on väga kõrgel ja auväärsel kohal. Ta sai väga hea hariduse.
lõpetas Keilas keskkooli ja ta jäigi segadusega. Ma ei ütle, et ta pahandab, kindlalt tubli töötaja kindlasti ja ma ei ütle midagi. Ma tahan seda sellega ütelda, et õpilased on erinevad. Õpetaja ei saa teha, kui minu lapsel ühe sõnaga ei ole seda potentsiaali, ta ei tee tast siis imet. Ei saa seda tahta ja seda ei saa õpetajatele ette heita, et keegi pole siis ei tea, kui jõudnud või midagi. Aga igatahes Turba gümnaasiumi õpetajatele see oleks tõeline patk Jumala ees siin praegust mingisuguseid etteheiteid teha, et nad on olnud viletsad. Aitäh! Kas meil nüüd on veel teemasid või tähendab inimesi, kes tahavad arutleda selle pärast, miks me siin kokku tulime? Sul on käsi väga pikalt juba öelnud. Minul on 2 last siin koolis, üks varsti läheb keskkooli. Nüüd on mõtted hästi laiali, juba nii palju, sellele nagu siis väitele, et me ei saa lapsele valida, kuhu kooli ta läheb. Aga kes siis saab? Loomulikult on lapsel endal ka see kindel veendumus ja soov, mida ta teeb, aga kui ta ei tea, mida ta tahab, siis oleme ju meie, kes sunnib. Kõigepealt keskkool ja siis ta juba teab, mida ta tahab. Siis ta järelikult on ta veel väike kodult ära minemiseks. Ja siuke rumal mõte tuli selle keskkooliga. Et kui mul on ema haige, ta ei ole läinud õigel ajal arsti juurde. Kui ma viin ta arsti juurde, ma pean panema terve oma suguvõsa paranduse selle jaoks, et tema terveks saaks. Ma teen seda. Ma pärast hävin. Võib-olla sureb emagi ära, ma ei tea, aga ma olen proovinud. Aitäh teile. Aitäh sulle. Jaa. Mina olen volikogus kuulnud teie juttu ja teie vist ära õppida ega veel oma õiget mõtteid tohib öelda. Kuid mina räägiksin ühtest faktist, mis siin lehel ja mingi mainiti, et see 400 allkirja või palju seda on, et see ei näita nagu inimeste võib-olla kogu tahtmist, et vastupidi teisi oleks rohkem, eks ole. Praegu, ja seal oli küsimus niisugune, miks on nii hilja hakati selle asjaga lihtne. Tähendab, sellele oleks nagu lihtne vastus, et siin on vallavalem pulgast päris palju saadikuid ja rahvas lootis ja teadis, et temad ei jäta neid hätta. Ja kui see lõpuks see väga, ma ikka arvan, et see on väga kiirustades see eelnõu ikkagi tehtud, sellepärast 2003. aastast hakkab see kooli küsimus juba peale, kui praegu koalitsioon väga tugevat lobitööd teinud. Kiiresti võtta läbi, sellepärast aeg ütleb ära, järgmine aasta on juba toimunud. See on jubedalt. Ei ole, see on täiesti nii ta on. Tähendab mina ja Kristlik öeldub, et siit saalist mind ei ole vist mitte ükski valinud ja ma ei taha sellele üks küsimus. Kuid küsimus on selles, et see kool on kogu aeg säilitatud, tähendab gümnaasiumi osa ja seda kindlasti oleks vaja säilitada vähemalt saata või liiga või tõesti nii praegu ütleb, et mida sa tahad. Ja praegu ei tea. Ja sellepärast arvan nii, et teen ettepaneku. Kirjutakse meie valitsust, et ta ei ole rahvaga nagu liige üht jalga, kui nad vasid raiub nagu raudne, ma teen seda, mida lubasin valida. Ja praegusel juhul teil oleks ka olnud võimalik see sissevannaprogrammi, paneme Turbo kool kinni, sellest ei ole teadset otsust. Ja te teadest, et sisse ei pannud, kuna sisse ei pannud. Me ei ole teadest seda arvestada. Ja teen ettepaneku lükata see üldse edasi. Enne kui läbi teise kooli reformi korrastamise, gümnaasiumi korrastamise alles käib, valitsuses ülesoovanud väga palju lahkeelist ka poliitikute seast, sellega nagu Juhan ütles, et see on nii kui keegi teema, see teema ära kuulata ja siis otsustada. Mis asi edasi või? Keevata see? Keeva paneb teema inimeste seast.
punase akna viia aabikond üles. Koolireformi korrastamine 1. aprilliks võib seda teha. Koolireformi korrastamist. Tähendab, korrastamine ei näe reformi. Ja see ära uurata ja kui neid sunniviisid pannakse kinni. Selge, aitäh!